No mis Eesti eripäraks on, seda meediast võib-olla kokkuvõtta sellega, et ei ole, räägitakse, et valitsus on teinud midagi, aga samas suhtumine valitsus tegelikult väga halb ei ole. Teiseks muidugi räägitakse, et kõik on tehtud euro nimel ja muust ei mõeldagi ja siis sinna juurde jutud, et on liiga kõrget hinda maksud eurod Eesti. Üks Europarlamendi saadik on koguni öelnud, et 100 000 rikutud elu on euro hind ja paljusi selles mõttes jagu. Aga peale Kristjan ja võib-olla Aare ettekannet võib-olla siis kasutaks ka Rokke Tebelahvi eilset uudist, kes ütles, et Eesti majandust katastroof siiski ei oota, kuna selleks ei jätku raha. Ja nii see tegelikult, selles on väga sügav mõte, et nii sügavad mõttes, aga võib-olla sellest ettekandest midagi juba näeb. Eesti on teistmoodi, meie poliitilises võitluses on ka ju Barack Obamat kasutatud, et üks kuulus meil, mis siin levis hiljuti, ütles, et valitsus ei austa Obamat ja sinna edasi ja see oli siis teise liberaalse erakonna esimehena. Aga no see on tegelikult anekdoot. Ühelt poolt idealiseerida seda, mida USA teeb ja teiselt poolt kanda neid võimalusi ja asju esindada edasi. On kaugel, ma ei saa olla seda väidab. Et kõigepealt siis fikseeriks ära, et kriis ei ole midagi väga Eesti spetsiifilist, et Ansipi käsi polegi nii palju mängus. Üldjoontes on 2005-2006 aasta tagasi igal pool, mis puudutab majandusmahtusid, aga loomulikult ei ole ta tagasi emotsioonide poolest, loomulikult inimsaatuste poolest, sest et sellise tagasi kukkumise tulemus on inimesed praegused igal tööpuudus, pankrotit kadunud ka tööturud lõplikult kadunud inimesed tegelikult, sest paljud ei toimu sellest, mis on juhtunud. Ja teiselt poolt jällegi peab ütlema, et see kiire kasv, mida siis öeldakse, et meil maailma 5 hulgas kõige kiirema kukkumise hulgas on tegelikult peegeldatud eelnevat pikaajalist kiire langus peegeldab eelnevat kiiremat kasvu. Et meie mull on mitmel põhjusel olnud suurem, aga tema lõhkemist ei ole meie olud suugi perspektiivitud, vaid me prognoosime jätkuvalt siis kestusest kiiremat kasvu Eestile. Mis asi on tööpuudus võib öelda, aga üldjoontes. Ja jällegi Läti-Leedu siia juurde, et sarnane, midagi on seadustada. Jah. Edasi. Et kõigepealt see viimane 10 aastat on mõneti jagatav kaheks, ühelt poolt kiire taastumine. Kiire taastumine siis sellest eelmisest kriisist, mis oli seotud Venemaa, oli seotud Kaug-Idaga. Meie jaoks tähendab lihtsalt praktiliselt nullkasvu, millele tulema mitte. Kuid umbes samasugust töökohtade arv, tegelikult hõivatus on praegu sama tase. Tööpuudus on hoopis teised garantiid on kõrgem inimeste aktiivsus, sellepärast tööpuuduse protsent on kõrgem, aga töökohtade arv on sama. Demograafilised asjad sinna juurde, siis võib öelda, et pole midagi väga drastilist võrreldes tollekriisiga. Me lihtsalt enam mäleta neid raskusi, mida elasin üle 90 tegelikult. Ja seda eelmist kriisi oli selles mõttes kultuuroloogiliselt kergem talu. Aga mis siis majanduse sees oli peale seda taastumist või ütleme selle jätkuna oli siis Euroopa Liidu liitumisest tulev positiivne šokk, see väga tugevalt nüüd emotsioonid. Emotsioonid olid need, mis pööritasid raha, sundisid tarbima, palku tõstma, laenama.
ja see raha paraku mingil hetkel kippus koonduma siseturu, sisetarbimisse, ehitusse, kinnisvara hindadesse transformeeruma ja too ei ole mitte hea areng. Praegune tööpuudus on väga palju ehituse ja teeninduse, ka tegelikult tööstuse tööpuudus ja peegeldab jällegi minevikku. Ei ole midagi väga sellist muud juhtunud lisaks rahvusvahelisele kriisile, et meie oma algas varem, meie oma oli tegelikult kahvusel kinnisvara valdkonna keskel uuesti. Sinna juurde ikkagi sisetarbimise emotsiooni palju suurem kuum ja selle poolest siis ajaline suhteline kokkulangemine ka siis finantskriisiga. Me alustasime tegelikult parem oma kriisiga, et sisenõudlus hakkas 2007 juba tagasi töötama. Mis nüüd siis? Vaatame, mis toimus rahaga. Kogu aeg nende piltide juures tasub mõelda siis, et kus see riik siis on ja et kas miks valitsus midagi teinud. Natuke mõtlevad, et ega siin riigil palju mänguruumi ei ole. Ja õnneks ei olnud riigil ei ole palju raha olnud, et katastroofi tekitada. Hoiused kasvasid küll, aga ühel hetkel siiski oleksid võinud kasvada kiiremini, eraisikute laenamine viskas ikkagi kõrgustesse 2004. aasta selle emotsioonide seoses, mis Euroopa Liidu, mitte ainult emotsioonide, see oli emotsioon tähendab usaldust, eks ole, inimesed finantssektor sai kõvasti raha peale ja täitsa uuest oludes palgad. Palgad kasvasid kiiremini kui hoiused ja hoiused vaatamata sellele, et tegelikult ju laenud kajastuvad ka hoiustel mingil määral raha jääb ikkagi pankadest peaks siis kasvama, finantsmahud kasvavad ja kõik ei kasvanud, aga need hoiused ja see kõik vähendab ju sisenõudlust. Sisenõudlus aina kasvas, raha tuli peale ja tulemuseks oli ikkagi aina paisuv mull, mis on lõpuks paisuv. Ja tumesinine on siis laenujäägi kasv. Laenujäägid kasvasid kuni siis 2007, et on esimene sidurdumine juba tegelikult ütles mulle Sveed ja see on ilmselt tõsi, et hakkas oma laenupoliitikat muutma juba 2007 alguses. Statistikas õnnalt on näha. Ja 2008 oli juba siis uud pöörasid. Üldine siis rahamass hakkas tagasi, see kõik on sisenõudlus. Küsimus on, et mida siin riik teha saaks, aga väga palju ruumi ei ole. Kus see raha peaks tulema, et trükkimise võimalus neil puudub, aga sellest edasi. Kristjan rääkis siin 3 sambast, meil neid sambaid kodus praktiliselt ei ole. Ja väike jupp siis prognoosi ka, et meil need laenuvägi kasv on isik sinine triip 2009 ja 2010 veel allpool nulli, et väike laenujäägi siis ka on siin veel edasi.